Neil olid plaanid, et nad mõtlesid, nad võtavad Kiievi ära ja teevad 1-0, aga tegelikult tasub meenutada, et nad esitasid meile, ütleme, NATO idatiivale siin igasuguseid nõudmisi. Et nad tahtsid ju luua ju Baltikumist demilitariseeritud tsooni ja ütleme, nende plaanid ju ulatusid kaugemale. Nad arvasid, et teevad Ukrainaga 1-0 ära ja siis nad on tegijad ja siis nad liiguvad edasi. Aga Ukraina vastupanuvõime üllatas tegelikult kõiki. See üllatas kõiki ja loomulikult peamine on ikkagi see, et nad on meie liitlased olnud kogu aeg tegelikult ja liitlasi ja sõprulist ei jäta hätta. Nii lihtne ongi tegelikult. Nad teevad liharünnakuid. Nad teevad tavalisi liharünnakuid, see on põhiline lihtsalt, et nad kasutavad igasugust erinevat taktikat, küll mootorrattaid ja üle põllu jala jooksmist ja mida iganes, et nad sõdivad ju ikka nagu nende esisad suured Isamaa sõjas ju sõdisid, et inimelu nende jaoks ei tähenda mitte midagi. Seal on asjad palju lihtsamad selles suhtes, et kui mehed, ütleme, omal algatusel võtavad pähe, et nüüd hakkame uut asja testima, sa suudad selle asja hankida omale, siis mida iganes töötab, sa ei pea luba selleks põhimõtteliselt saama. Et kui sa suudad ära tõestada, et sul on mingi uus meetod, kuidas nüüd vastast mõjutada väga efektiivselt, siis põhimõtteliselt vaadatakse hoopis, et näiteks oletan pataljon vaatabki, et mehed mõtlesid välja midagi, tegid midagi ja siis hakkab tulema ka riigi tugi. Seal töötab asjad natukene teistmoodi. Eelmine aasta oli niimoodi, et näiteks kui Legionisse seal värvati mehi juurde, siis oli üks Briti, üks vabatahtlik, kes siis oma muret mulle kurtis ja tõigi, näitas oma käsitulirelva, mis talle siis välja anti ja see oli siis tõenäoliselt meie laost pärit siis rauasaag, see vana Carl Gustav. See Rootsi M45B, mis ta oli 9 mm. Ja ta oli nii pettunud, et kuidas, et tema tuleb nüüd siia sõdima, et ja nüüd talle antakse selline asi, mis on võib-olla 30 meetrit on efektiivne ainult, et aga distants oli ju suurem, et oli jalaväeüksuses distants on, ütleme, sul on vaja võib-olla seal 400 meetrit ja niimoodi on vaja juba hakata laskma, ja siis kõige naljakam lugu on sellega, et ta ei laadinud seda tühjaks ja siis ta pani selle nagisse, pani rippuma, aga kuna see oli nii raske, siis see nagi murdus ära ja siis see kukkus maha ja lasi sinna kämperi põrandasse augu sisse. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.